Tere! Te kuulate taskuhäälingut eetikakeskustelu ning meie tänaseks teemaks on teismelised ja küberkuritegevus. Minuga koos on täna eetris veebipolitsei töökoordinaator Andero Sepp. Tervist! Olen veebipolitsei töökoordinaator, 10 aastat töötanud veebipolitseinikuna, seega oman päris head ülevaadet selle kohta, mis siis kübermaailmas toimub. Aitäh ning Minni Aia Utsal, kes on Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühenduse esimees ning Võru Kesklinna kooli sotsiaalpedagoog. Tere ka minu poolt, et mina igapäevaselt töötan koolis ja koolivaatest nende muredega kokku puutun ja siis Sotsiaalpedagoogide Ühendust juhtides ka selline laiem vaade. Aitäh! Mina olen Tartu Ülikooli eetikakeskuse eetikateadur Mari-Liisa Parder ning olen tänase taskuhäälingu jutujuht. Eetikakeskustelu toimumist toetab Horisondi projekt Rajuela, kus luuakse internetis ohutult käituma õppimise mängu noortele vanuses 11–16 ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt rahastatud Eesti riiklik väärtusprogramm. Me räägime noorte küberkuritegevusest ning sellest, mida erinevad osapooled, noored ise, lapsevanemad, kool, aga ka politsei ja ühiskond saavad teha, et küberkuritegevust ennetada. Nüüd natuke taustast. Vaatasin järgi EU Kids Online uuringu tulemused. Tegu on siis uuringuga, mis vaatles erinevate Euroopas asuvate riikide teismeliste internetikäitumist. Eesti teismeliste kohta saab öelda järgmist. 97% 9–17-aastastest noortest kasutab internetti igapäevaselt. 46% noortest on internetis suhelnud kellegagi, keda nad näost näkku kohanud ei ole. Ja iga 3. noor kohtus selle inimesega hiljem näost näkku. Võrreldes 8 aasta taguse uuringuga ei ole küberkiusu numbrid langenud, vaid püsivad samad. Samas on Eesti vanemad laste ja noorte internetiohutuse teemal päris aktiivsed. 92% vanematest ütles, et nad on oma laste ja noortega interneti teemadel vestelnud ning 59% on oma lapsele internetis ohutu käitumise nõuandeid jaganud. Küsingi nüüd meie ekspertidelt Anderont ja Minnilt, milline on teie kogemus, milline on Eestis hetkeseis noori puudutava küberkuritegevuse või siis hälbiva käitumise internetis? Millised on need küberkuriteod, millega meie noored kokku puutuvad? Andero, palun. Jaa, et see valdkond on tegelikult hästi lai ja siin tuleb nüüd eristada seda, et mida me mõistame küberkuriteo all ja mis siis on see kas siis hälbiv käitumine või ka kübervõimaldatud kuritegu. Et kindlasti esimene asi, mis tasub teadmiseks võtta, on see, et see oht kokku puutuda selle valdkonna kuritegevuste või siis hälbiva käitumisega, see kasvab koos vanusega. Et kui meil siin esimesed telefonid asjad antakse lastele kätte 4–5-aastaselt juba, siis nemad veedavad oma aja YouTube'is videosid vaadates, mõnda mängu mängides, aga kui laps hakkab oma sellist interneti kasutamise maailma avardama, siis ta puutub kokku ka igasuguse muu teematikaga, mis seal on, et alustades lihtsalt inimestest, kes käituvad halvasti, ütlevad halvasti, küberkiusamine, sealt edasi võimalikud häkkimised, kelmused, pettused ja muidugi ka siis pedofiilid. Aitäh, Minni, milline on teie kogemus? Ma olen hästi Anderoga nõus, et see teema on nagu lai ja minu peamiseks nagu töösihtgrupiks on põhikool, et me puutume põhikooliealistega kokku ja tõesti need mured on nagu erinevad, kui me vaatame nooremaid õpilasi või siis vanemaid ja tuleb ka seda nagu arvestada, et mida vanemad on õpilased, seda vähem see info jõuab täiskasvanuteni, et milliste muredega nad kokku puutuvad. Aga mis puudutab nüüd nagu küberkuritegevust, siis kui on sellised tõsisemad juhtumid, siis meie hea koostööpartner ongi kindlasti politsei siin, kes meid toetab. Aga sellist antisotsiaalset käitumist, mis küberruumis aset leiab, siis võime öelda, et igapäevaselt ikkagi sotsiaalpedagoogi töös või siis õpetajad ja ka lapsevanemad sellega nagu tegelema peavad. Kuidas see välja näeb, et kuidas tavaliselt sellised juhtumid teieni jõuavad koolis? Kõikide õpetajateni ja haridustöötajateni? Kahjuks on ka see, et kõik juhtumid kindlasti ei jõua, et see, mis meieni jõuab, on nagu väga hea, me saame sellega tegeleda, aga tuleb nagu silmas hoida, et palju on neid juhtumeid, mis ei jõua ja ma arvan, et seesama uuring kirjeldas ka seda, et tegelikult on 5% lapsi, kes internetis näevad midagi ebasobivat, aga nad ei teavita sellest või nad ei räägi sellest mitte kellelegi.
et see esmane info tavaliselt ikkagi tuleb kas õpilaselt endalt või siis lapse vanemalt või õpetaja või mõni muu täiskasvanu märkab ka sellist käitumises muutust. Ja siis, kui meil on see hea usalduslik suhe ja kontakt, et siis me saame hakata täpsemalt uurima, et mis seal võib olla ja alati muidugi ka see selline küberruumis toimunud käitumine ei pruugi olla meie esimene nagu mõte, mille peale me ise ka tuleme. Ja siis me saame juba sealt edasi minna, et millega on tegu, kas on vajalik politsei kaasata või me saame ise koolis seda lahendada, kes sinna veel on kaasatud ja interneti puhul ka see pealtnägemise aspekt, et kes on sellega siis puutunud nagu pealtnägijatena kokku. Kuidas te neid pealtnägijaid siis tuvastate? Kas nad pöörduvad ka ise või te katsute juhtumi lahendamise käigus nad üles leida? Nii palju kui võimalik, siis me katsume nagu juhtumi erinevatelt osapooltelt seda infot saada, aga alati tasub arvestada ja kui me näiteks noortele ka selliseid teematunde või ennetustööd selles vallas teeme, siis tuleb meelde tuletada, et see, mis läheb internetti laiali, et seda ei pruugigi kätte saada ja nüüd need inimesed, kes seda näevad, et ega me ei tea ju tegelikult. Et vahest on siin kuidagi võimalik tagantjärgi midagi ära kustutada, aga tegelikult me ei tea, kui see on lendu läinud, mingid ebasobivad pildid või videod näiteks, et siis on väga keeruline tagantjärgi teada saada, et kes siis nägi või kas see on nüüd saanud päriselt eemaldatud või ta seal kuskil ringleb. Andero, kui kool nüüd kaasab politsei, mismoodi see protsess siis välja näeb? No siis kool pöördub politsei poole ega siin midagi väga keerulist ei ole, et kool võtab vastu otsus, et see on nüüd see olukord, et ilmselt on toime pandud mingisugune süütegu, kus oleks vaja kaasata politsei, läheb piirkonnapolitseinik, vajadusel siis piirkonna veebipolitseinik kooli, osaleb seal vestlusringis, suhtleb lastega või alustatakse siis süüteomenetlust. Aga samamoodi ka meie näeme seda, et hästi suur probleem on see, et kui midagi juba on lendu läinud, siis tegelikult ega seda kinni enam ei püüa ja tihti tahetakse, kui meie poole pöördutakse sellise kiusava sisuga või ebasobiva sisuga, siis palun tehke niimoodi, et see enam ei leviks ja tegelikult me ei saa seda tagada, sest mingisuguse sellise sisu võib-olla me saame kuskilt sotsiaalmeediaplatvormilt maha paluda võtta, aga seda, kas keegi on selle ära salvestanud, seda ei tea meie, seda ei tea ka see sotsiaalmeediaplatvorm ja see võib iga hetk uuesti lendu minna. Kas meil on Eestis kuidagi ka jaotatud, et millised sellised internetis toime pandud teod on siis selgelt süüteod ja millised on siis muud sorti hälbivad teod või seda tuleb iga juhtumi puhul siis eraldi kaaluda, millega on tegemist? No tegelikult nüüd süütegudega asi on hästi-hästi lihtne. Kui tegu on kirjeldatud karistusseadustiku eriosas, siis on tegemist süüteoga või mõnes muus eriseaduses, seal on teo kirjeldus ja seal on sanktsioon. Võin siin näitena tuua identiteedivargus, häkkimine, kui tegu on kirjeldatud seaduses, aga seal ei ole sanktsiooni, näiteks laimamine, mis on kirjeldatud võlaõigusseaduse paragrahvis 146, siis tegemist ei ole süüteoga ja tegemist on selle olukorraga, kus inimene peaks pöörduma oma õiguste kaitseks kohtusse. Ja kuhu meil internetikiusu juhtumid võiksid käia? Internetikiusu kui sellise puhul tegelikult hästi suur osa sellest on ju mainekahju, mis tekitatakse, et ei ole füüsilist vägivalda, ei ole häkkimist, ei ole keegi kellegi teisena esinenud, siis kahjuks need juhtumid suures osas ongi see, et tuleks pöörduda kohtusse. Siin erandiks olukorrad, kus asi muutub süstemaatiliseks, kus me saame rääkida võib-olla ahistava jälitamise koosseisust, aga need on kõik need juhtumid tuleb vaadata eraldi ja analüüsida eraldi koostöös siis prokuratuuriga, et kas me räägime siin kuriteost või mitte. Selgelt on neid internetis tehtavaid tegusid igasugused, millest kõik ei ole ka süüteod, et millised on siin siis politsei võimalused sekkuda? Politsei saab osapooltega suhelda, selgitada, me saame inimesele öelda, et sa pead arvestama selle sisu juures sellega, et juhul, kui sa seda ei eemalda, siis see teine osapool võib pöörduda kohtusse, ta võib nõuda sinult kahjutasu. Aga me seda sisu eemaldada ei saa, meil ei ole sellist nuppu, et nüüd kustuta ja teatud juhtudel, kus me oleme hinnanud, et meie poolest see sisu on selline, et me proovime suhelda sotsiaalmeediaplatvormiga, et võtke sa palun maha, siis sotsiaalmeediaplatvorm ütleb selle pealt, aga kus on kohtumäärus.
et nemad tahavad ka seda, et see inimene ise seisab oma õiguste eest ja kui inimene seda ei tee, siis on nende eeldus, et seisab kohus. Et tegelikult need ka politsei käed on üpriski seotud nendes olukordades, et meil ei ole võimalust anda korraldust, et nii, nüüd see sisu peab olema eemaldatud. Kuidas teile tundub nii politsei kui nüüd kooli vaatest, et kas selliste tegude hulk internetis praegu pigem kasvab, pigem kahaneb või on ajas jäänud samaks? Mina ütleks, et pigem on jäänud ajas samaks, et on tegusid, mis ei ole enam nii populaarsed, näiteks teise isikuna esinemine ja on samas teod, mis võtavad selle rolli üle, kas või siis erinevad kelmused ja pettused. Et see meie vaate statistika poolest on see üpriski stabiilne. Ma arvan, et siin on lihtsalt see aspekt võib-olla, et mida rohkem meil on interneti kasutajaid, siis meile tundub, et võib-olla neid tegevusi on ka rohkem, aga ma arvan, kui võtta niimoodi protsentuaalselt, siis ta enamjaolt on sama. Aga ma eelmisele mõttele võib-olla lisan, et kui politsei ütles, et käed jäävad ka natukene lühikeseks, siis tegelikult koolil on väga hea partner politsei just noorte puhul, sest seal pigem on see selgitustöö mõjus, sest vahest tekib tunne, et see, mis ma toimetan kuskil küberruumis või internetiavarustes, et see ei ole nagu päris. Ja siin selline politsei selgitustöö tegelikult väga toetab, et ka lapsed ja noored saavad aru, et see on tõsine, kui ma teen kellelegi teisele liiga seal või ka muud sellised süüteod, mida nad siis toime panevad aeg-ajalt. Siit tuligi nüüd see, et noored ise panevad ka toime, et praegu me rääkisime natuke sellest ohvriks langemise poolest, et kuidas on see pilt sellega siis, et noored ise panevad toime erinevaid tegusid internetis, mis siis on kas siis süütegu, väärtegu või lihtsalt hälbiv käitumine, et kuidas see pilt teile paistab? Ma arvan, et see on mõlemat pidi, et meie kooli poolt näeme seda, et need teod, mida noored siis nagu toime panevad, siis enamasti neil ka ohvrid on eakaaslased. Et harvem on seda, et ohver on keegi täiskasvanu kuskil, et pigem need on nende enda eakaaslased ja tavaliselt ka siis päriselus ikkagi kokkupuuted on olemas, et nad on tuttavad või klassikaaslased. Jaa, ma toetaksin seda mõtet, et ka päriselus nad on tuttavad või klassikaaslased ja see ei kehti ainult noorte puhul, et tihti meie poole pöördutakse sellise küsimusega, et keegi kuskil laimab või teeb mulle midagi halba, ma ei tea, kes see on. Ja kui nüüd inimesega suhelda ja panna ta mõtlema, et kas sul on olnud kellegagi eelnev konflikt, kellega, kuna, kus, siis ta tegelikult selline, et jaa, ma tean küll, kes inimene sul siin praegu mulle halvasti kirjutab selle libakonto alt. Et inimestel tuleks ka ise mõelda, et ega sellist olukorda väga vähe, et keegi tänaval mõtleb lihtsalt, et nii, ma nüüd sellele inimesele lähen ütlen halvasti, lihtsalt täiesti tühja koha pealt. Et tavaliselt ikkagi mingisugune eelnev selline konflikt on ja tavaliselt sellise mõttetööga jõuab ka autorini, et kes siis võiks olla see teo toimepanija. Küsin edasi selle kohta, et kui palju noored ise pöörduvad veebipolitseinike poole erinevate küsimustega internetis? Päris palju. Meil neid pöördujaid on muidugi seinast seina, et on päris noori lapsi, eelkooliealisi kirjutanud, on päris soliidses eas inimesi kirjutanud, aga pöörduvad kooliealised väga julgelt meie poole, annavad probleemidest märku. Ja millega veebipolitsei neid siis aidata saab? See nüüd sõltubki olukorrast, et reeglina me ikkagi anname nõu, suuname, nõustame, et kuidas sa peaksid käituma, mida sa peaksid tegema, kuidas sa saaksid selle olukorra ära lahendada. Aga kui ilmnevad ikkagi kuriteotunnused, siis me võtame selle rolli, et me suhtleme oma kolleegidega, et meil on selline inimene, tal on selline probleem, et siit, mis sina arvad, tuleb menetlus, et äkki sa võtad inimesega ise ühendust, võtad selle osa ära, et peaks inimene tulema veel omakorda jaoskonda, hakkama seal selgitama kellelegi, siis ta räägib veel kellelegi, vaid saabki ohver otse suhelda uurijaga, kes hakkab seda juhtumit menetlema. Olen kuulnud mõnikord noori muretsemas, et kui veebipolitsei poole pöörduda, siis sellest jääb nende kohta jälg maha. Kas see võiks tõele vastata? Ütleme nii, et selle jälje mahajäämist ei tasu karta, et see jälg ei ole pöördus veebipolitseiniku poole, aga jah, pöördumistest me peame pidama mingisugust statistikat, et millega, kui palju on meie poole pöördutud, et selline jälg jääb maha. Kindlasti ei tasu muretseda sellepärast, et me paneme Facebook üles, et sa pöördusid meie poole või teeme su pöördumisest mingisuguse TikToki video. Et seda kindlasti ei juhtu ja ei tasu karta, et me ka
nüüd inimesele ütleme, et sa andsid vihje meile kellegi kohta, ei ütle. Et anonüümsuse me püüame ikkagi tagada nii palju, kui see vähegi võimalik on. Minni, kui palju koolid omavahel teevad koostööd küberkuritegevuse suunal? Kas te jagate kogemusi, praktikaid, kuidas lahendada, nõustate üksteist? Koostööd teeme selles osas, mis puudutab näiteks ennetustegevuste planeerimist, et nagunii ju ka sotsiaalpedagoogid näiteks selliste oma piirkondadega läbi käivad ja suhtlevad ja kuidas siis sellist tõhusat ennetustööd planeerida. Et seal kindlasti saab koostööd teha. Ja teine teema, kus on koostöö, on ikkagi ka see, et need juhtumid võivad olla ka mitme kooli põhised ja siis juba juhtumit lahendades tuleb teise kooli spetsialistiga koostööd teha. Nüüd tuli see ennetuse teema ka sisse, et minu järgmine küsimus puudutabki, et mida teie näete, mida erinevad osapooled saavad teha siis erinevate küberpahategude ennetamiseks? Tegelikult selline küberpahategude või üleüldse internetis käitumise, internetis olemise ennetus on jällegi hästi lai valdkond, igal ühel meil on siin oma roll. Et kindlasti kõige suurem ja kõige kandvam roll on paraku lapsevanemal ja lapsevanem ei tohiks olla see, kes annab lapsele ekraani kätte ja kaob ise pildist ära, vaid lapsevanem peaks olema seal lapse juures, mitte küll füüsiliselt tema kõrval, aga ta peab olema lapsele olemas. Kui lapsel on küsimusi, ta peab vaatama, ta peab süvenema. Et tihti lapsevanemad, kui me lapsevanematega suhtleme, siis nad ütlevad, aga ma ei tea ju mitte midagi sellest Fortnite'ist või Robloxist aga tegelikult soovitus on hästi lihtne. Las laps näitab, las laps seletab. Et nad väga hea meelega mingis vanuses seletavad, näitavad, õpetavad ja seda tasub ära kasutada just selle sama usaldusliku suhte tekitamiseks ka tulevikus. Kui me täna annaks oma 5-aastasele telefoni kätte, ütleks, mine saa sellega ise hakkama, siis 13-14-aastasena ongi ta harjunud sellega, et ta saabki ise hakkama. Ja kui tal on probleem, siis ta minu juurde ei tule selle probleemiga, et kuule, et äkki vaatame koos. Ja kindlasti lapsevanematel ka see, et sa ei pea olema IT-spetsialist, et oma last aidata, vaid oluline ongi see, et sa oled olemas, sa kuulad. Ja politsei roll ongi see teadlikkuse tõstmine. Veebipolitseinikena me teeme iga päev seda tööd, et tõsta seda teadlikkust, viia teadmine inimesteni erinevatest skeemidest, erinevatest probleemidest. Käime koolides rääkimas, kohtume õpilastega, kohtume lapsevanematega, räägime ka õpetajatele. Et see on meie roll. Et milline on hea eetiline viis internetis toimetada? Jaa, ka seda ja tavaliselt koolitunnid on 45 minutit, et selle aega väga palju ei jõua katta, aga oma jagu käime üle ja rõhutamegi seda, et kui sul on probleem, käitu viisakalt, käitu nii nagu sina tahad, et sinuga käitutaks, peatu, mõtle ja siis tegutse, et see esimene negatiivne emotsioon, mis tekib mingist halvast olukorrast üle läheks ja siis oleks võimalik selline ratsionaalne lahendus leida, et tihti on see, et jäädakse sellesse negatiivsesse emotsiooni kinni ja siis selle pealt pommitatakse. Et ma olen siin näitena toonud, et see oli 60 A4 lehekülge lihtsalt tuima üksteise sõimamist, kus mitte ühtegi intelligentset lauset vahel ei olnud, vaid lihtsalt sa oled selline. Just kui lastelt küsida, et kuulge, aga mõelge see nüüd natuke aega nagu tagasi aega, kui meil kirjad liikusid paberkandjal, et kes viitsiks kirjutada üks lause, siis posti panna ja siis oodata vastust ja niimoodi teha siis see 60 lehekülge, et keegi viitsiks, aga internetis käib see sellise sõrmenipsuga ju. Hästi kiiresti ja kergesti. Ja, hästi kiiresti, hästi kergesti. Minni, millisena sina näed erinevaid võimalusi? Meil kooli poolt on nagu 3 sihtgruppi, kellega me põhiliselt ju tegelema, et on õpilased, lapsevanemad ja õpetajad ja mis puudutab turvalist internetikäitumist, siis tegelikult kõik 3 on ju meie fookuses, et õpilastele saame pakkuda ennetustunde, erinevaid teematunde, kas siis neid viivad läbi kooli õpetajad või tugispetsialistid või kaasame kedagi väljastpoolt, et sõltuvalt sellest, et kuidas kellelgi need teadmised on. Õpilastega on hästi oluline arutleda nende teemade üle ja nii nagu Andero ütles ka, et me ei pea ise olema nende keskkondade eksperdid, mida nemad kasutavad. Me saame nendega koos õppida koos ja nemad saavad meile rääkida, et mida nad siis kasutavad ja mina ise ka, kui ma ennetustunde teen, et ma alati küsin, mis need kohad on, kus te käite, mida te seal teete, kellega koos te seal olete ja sedapidi tuleb see info kokku. Sest see on ka ju
vanuseti erinev ja me ei saa nagu ja ka see sõltub väga palju mingitest trendidest, et me ei saa siin võtta nagu endale pähe õppida mingid nende TikTokid ja Snapchat on ju ja siis selle pealt kogu aeg minna. Üldine selline põhimõte on teadlikkuse tõstmine ja ka lapsevanemate puhul, et toetame ja nõustame lapsevanemaid just need samad põhimõtted, et nad oleksid lapse jaoks olemas, nad teaksid, milliseid keskkondi nende lapsed kasutavad, aga kõige põhilisem on ka see, et see suhe oleks seal olemas ja nii nagu mis tahes muu mure puhul, et laps julgeks lapsevanema poole pöörduda. Et kahjuks, kui lapsevanemad nende uuringute põhjal ka nad tunnevad ise, et nad on olemas, siis lapsed tegelikult ikkagi ei pöördu või tunnevad, et vanemad võiks nagu veel rohkem olla olemas. Ja ka õpetajate osas sellist teadlikkuse tõstmist ja nagu info jagamist ka sekkumise puhul teeme, sest ka õpetajate kogemused on erinevad ja teadmised, et siin kindlasti tuleb võtta selline nagu ühine vaade ka sellele, et kuidas me siis sekkume erinevate juhtumite puhul. Ja praegu tegelikult on see tehtud nii õpetajatele kui ka lapsevanematele nagu mõnes mõttes päris lihtsaks, sest targalt internetis lehekülg koondab kõik info kokku nii õpilastele, vanematele, spetsialistidele, et sealt tegelikult pihta hakata võib igaüks, kes tahab ennast sellel teemal nagu harida. Nii laps, lapsevanem kui õpetaja kui lihtsalt kodanik tänavalt. Just. Ma jäin natukene mõtlema selle peale, et lapsed räägivad ise seda, mida nad internetis teevad, mis need programmid on, mida nad kasutavad. Samal ajal need programmid tegelikult muutuvad hästi kiiresti. Et kuidas teie tajute, kuidas täiskasvanud jõuavad järge pidada sellega? Kus noored aega veedavad? Tegelikult ega need programmid nii kiiresti ei muutu, et muutuvad sellised trendid, jah, et siin mingi hetk tekkis Vero nimeline nähtus, mis reklaamis ennast kui uut Facebooki. Tuli, korraks olid lapsed seal, kadus, et peamiselt ikkagi jäävad need suuremad keskkonnad ja iga asjaga võib-olla ei peagi kursis olema, et kuidas kasutab laps seal näiteks Lightroomi fototöötluseks, pigem keskenduna nendele keskkondadele, kus lapsel on võimalik teiste inimestega suhelda. Et neid äppe, programme, asju on hästi palju. Aga just see, et mida laps kõige rohkem kasutab ja nende pealt siis püüda joonel olla, et võib-olla nende üksikute paari nädalaste äppidega, nendega ilmselt ei peaks kursis olema. Ma arvan, et vanemal on see selline võti ikkagi usalduslik suhe ja küll laps siis tuleb ise, küsib, kui ta jääb hätta, kui ta vajab seda abi, et nii nagu ka muus nagu maailmas me ei ole iga lapse käiguga kursis, et me ei ole tema kõrval igat sammu tehes ja see on ka normaalne, ja mida vanemad on lapsed, seda vähem nad ju tegelikult tahavad, et vanemad nende kõrval nii-öelda käiks, et siis ollagi olemas ja et nad teaksid vajadusel, kus nad saavad abi küsida, aga siin on oluline ka see teadlikkus, et nad teaksid, mis on okei ja mis ei ole, et nad oskaksid märgata ja ära tunda seda, mis ei ole siis sobiv. Me hakkame jõudma oma intervjuu täitsa lõpuossa. Ma tahaksin teilt küsida ühte positiivset lahendenud näidet noorte ja interneti valdkonna kohta. Jaa, ma korra mõtlesin selle peale täitsa ja üks selline lugu, mida ma olen alati rääkinud nii lastele kui ka lastevanematele, mis võib-olla minu praktikast on kõige õpetlikum, oli see, kui minu poole pöördus 19-aastane naine. Ja tema mure oli tegelikult hästi lihtne, ta sai eestikeelse kirja, et hei, siin on sinu pornodebüüt. Nüüd on sul 3 valikut, valik 1 maksab mulle, valik 2 saadab mulle uut sisu endast või valik 3 ma salvestasin ära su Facebooki sõbranimekirja, su kooli andmed, su tööandja andmed. Ma teen selle avalikuks, ma saadan neile kõigile lingi, kuidas nad saavad selle alla tõmmata. See naine oli tegelikult midagi sarnast juba kogenud 8 aastat tagasi, siis kui ta oli 11-aastane tüdruk. Talle pakuti raha, kui ta teeb Skype'is ühe striptease'i show. Ta tegi seda, see video salvestati, tal pressiti raha välja. Õnneks pöördus ta oma vanemate poole, vanematega politseisse, see mees, kes sellel hetkel selle video salvestas, sai karistada. Aga see video jäi ringlema. Täpselt nii, nagu siin oleme täna öelnud korduvalt, et
seda sisu ei ole võimalik mitte kuidagi moodi lõplikult kustutada, siis ka see video jäi ringlema ja 8 aastat hiljem leidis järgmine mees selle video ülesse. Nüüd see naisterahvas ütles, et ma valin variandi 4, et ma lähen politseisse. Ja vastuse sai hästi lihtsa, et ma olen seda 24 tundi aega mõelda, politseisse võid sa minna, et ega Eesti politsei ei saa mulle mitte midagi teha. Kurjategijal oli õigus, Eesti politsei ei saanud talle mitte midagi teha. Et saime nii palju teha, et avalike andmete põhjal saime kindlaks teha, et ta asub Ameerikas, suhtlesime Ameerika kolleegidega, seletasime loo ära, palusin Homeland Security agendil ka, et kui teda nüüd kinni peate, siis palun tervitage Eesti politsei poolt. Mõni aeg hiljem sain kirja tagasi, et sorry, et ma sulle varem ei vastanud, su tervitused andsime edasi, ta nägu oli hindamatu, aga et nüüd ta on 5 aastat meie vanglas ja järgmise 5 aastat on ta kriminaalhoolduse all. See oli üks selline näide, mis tegelikult lõppes hästi, nii selle naise jaoks kui meie jaoks, aga samas, kui nüüd mõelda selle ajajoone peale, et sa olid 11 aastane, kus ilmselgelt käitud impulsiivsemalt, sul ei ole seda arusaamist oma teo tagajärgedest veel, sa teed mõtlematu teo ja 8 aastat hiljem hakkab see tegu sind uuesti kummitama. Ja tegelikult me ei tea seda, et me ei saa anda seda garantiid, et ei lähe jälle 8 aastat mööda, me oleme täpselt sellest samast punktist tagasi. Ma vaatame jälle täpselt selle sama asjaga, sest piisavate oskuste, piisavate teadmiste ja piisava huvi korral on võimalik see video jätkuvalt siis tumeveebist kätte saada. Aitäh, Minni! Meie jaoks on alati positiivsed need lood, kus mis iganes juhtumiga me tegeleme või ka siis ennetustöö mõttes, kui me näeme, et noorte teadlikkus on tõusnud ja mul oli tore lugu endal, kus et noored olid seotud ühe küberkiusamise juhtumiga ja me rääkisime sellest, me saime selle ära lahendada ja siis see sama õpilane, kes ise oli mingi hetk selles kiusaja rollis, tuli ja ütles, et näed, et ma märkan, et Facebookis seksuaalvähemuste kohta mingis grupis kirjutatakse väga halvasti. Ja need, kes seal kirjutasid, me koos siis vaatasime, olid tegelikult täiskasvanud inimesed, et kes seal nagu valimatult kommenteerisid ja see nagu mõistmine noorelt ka, et tegelikult ju täiskasvanud me peaksime olema kõik eeskujuks, aga et nemad ka märkavad, kui piisavalt hästi nad on nendest olukordadest aru saanud, et see on meie kõigi vastutus ikkagi vaadata, mida me ise teeme, kuidas me ise suhtleme ja ka siis teada anda, kui me midagi märkame. Et selline nagu rollide vahetus ja nüüd tema oli see, kes juhtis tähelepanu, kui räägiti ebasobivalt. Reageeris olukorrale siis. Milliseid soovitusi annaksite meie kuulajatele kaasa? Siin 2 tükki on juba olnud, et ära postita interneti asju, mida sa ei taha, et läheksid levima ja räägi oma lapsega, aga veel. Ma arvan, hästi oluline on see meie enda eeskuju, enda käitumine, et me suhtleksime internetis ka sellisel viisil, nagu me tahaksime, et meiega suheldaks ja nagu me teeme seda võib-olla igapäevaselt. Et vahest see kübermaailm loob sellise petliku ruumi, et justkui anonüümselt või ma teen inimestele vähem kahju, aga selline iseenda käitumise jälgimine, ma arvan, võiks olla algus ja niimoodi tegelikult saabki kõik natuke paremaks. Et iseenda impulsiivseid reaktsioone ka tagasi tõmmata, et kui tundub, et midagi ajab pahaseks või vihaseks, siis võta hetk, mine jaluta, mitte ära kirjuta kommentaari. Jaa, väga hästi kokku võetud, see on täpselt see, et peatu, mõtle ja tegutse. Aga võib-olla selline internetiväline soovitus, et võtkegi perega täiesti nutivaba päev ja jätke oma igasugused värisevad seadmed koju, ekraanid koju ja minge loodusesse ja ka seal te saate rääkida, taastada ja üles ehitada sellist usalduslikku suhet nii enda oma vahel kui ka lastega. Ka see aitab tegelikult hästi palju kaasa sellele, et see laps usaldaks oma vanemat ja ta tuleks otsiks vanema abi siis, kui tal see reaalselt vaja on. Aitäh teile kogemuste jagamise eest ja lõpetuseks kõigile meie kuulajatele. Kui te teate kedagi, kellega on midagi sellist juhtunud, mille puhul ta vajab abi, nõu või juhendamist, siis võib julgesti pöörduda veebipolitsei poole või lasteabi telefonile 116 111 või lasteabi.ee chati. Mina olen Mari-Liisa Parder, minuga olid täna eetris Andero Sepp ja Minni Aia Utsel järgmiste aruteludeni.